Hei, tšau! Tere ka teile sealpool! Siin on podcasti sari Franz intervjueerib erinevaid näitlejaid. Minu kõrval on tulnud Linda Carissa Kolla, kes mängib meil seriaalis Emilia Keerigut, peategelase poega. Tütart. Okei, ei, see on kõva. Linda, kuidas läheb? Väga hästi. Alustame kõigelt sinust. Kas sul on kunagi olnud lapsepõlves mingisuguseid hüüdnimesid? Jaa. Mis sul on olnud? Eitu. Eitu või? Kas sul siiamaani keegi kutsub Eituks või? Jaa. Mu vennad ja mu isa ja mu ema. Ja kõik mu nagu perekonnas. Aga tead, mis meil jäi nagu seriaali puhul, ma arvan, tegemata sinuga, me unustasime panna Emiliale hüüdnime. Mis sa arvad, mis hüüdnimi võiks Emilial olla? Ma ei tea. Mingi, ma ei tea. Emelju. Ei. Emli. Emmi. Ei, jaa, Emmi. Emmi. Okei. Emmi. Sinu Emmi või Emilia siis. See oli sinul esimene roll, mida sa tegid, eks ole? Kui vana sa praegu oled? 14. 14. 14-aastane tegid sa esimesena nüüd oma rolli. Räägi mulle, kuidas oli siis Emiliaga tuttavaks saada? Mul läheb natuke aega. Jaa, absoluutselt. Kas te kattete välja selle, on ju? Ei. Actually või? Absoluutselt, kõik vaatajad ootavad praegu, et sa vastaksid. Kas see on live või? See on live, jah. Ei ole. Ma just ütles mulle, et see ei ole live. Issand. Okei. No väga tore oli selles mõttes, et kas ma tohin seda öelda, et ma skripti ei lugenud või? Ja muidugi tohid öelda, sa juba ütlesid ju. Nüüd juba kõik teavad seda. Mis öeldud, see öeldud. No, ma ei lugenud skripti. Kahjuks. Nii et mul oli päris nagu... Ei olnud keeruline, aga ma sain hakkama. Esimeseks võttepäevaks ma mingi üks päev enne mõtlesin selle peale, et milline ta olla võiks. Ja siis ma proovisin mingid nagu laulud kokku panna temaga. Mis asjad? Laulud, nagu mingi playlisti teha Emilia jaoks. Nii? Ja siis... Mis sa panid kokku siis? Ma ei mäleta. Ma kustasin selle ära, sest see ei olnud väga hea, aga... Et Emilial oli halb maitse. Tal oli päris halb maitse. Jumala hea ju. Ma ei ole mitte kunagi playlisti kokku pannud oma tegelase. Sa oled nagu nii geniaalselt mõelnud juba, absoluut. Ei, aga see tuli nagu päris halvasti välja. Okei. Ei no, vahet ei ole. Aga see aitas või? No natuke ikka. Aga mitte väga. Aga mis kõige rohkem aitas lõpuks? Või polnudki vaja otseselt midagi? No, ma ei tea. Ma arvan, et kõik need nagu... Siis kui ma nägin, et teised olid nagu karakteris, siis ma olin nagu okei, ma pean siis ka. Ja siis ma läksin. Aga kuidas sellega üldse tundus, et sa ju esimest korda kohtasid inimesi, kes on samal ajal on Alden, aga samal ajal on ka Paul. Et kas seal tekkis nagu mingisugust nagu nii-öelda segadust või errorit ka, et nagu, et kellega ma räägin või kuidas suhtlema peab? Oli mingisuguseid segadusi sellega ka või? Ainult see, et nagu vahepeal ma kutsusin Aldenit Pauliks. Aga ma vist stseeni ajal ei öelnud kellegi nagu päris nime. Ei, seda ei olnud jah, mitte kordagi. Aga kui me räägime näiteks nüüd võtetest, on ju, sa olid esimest korda üldse sellise asja platsi peal. Kuidas sulle tundus, kas oli nagu keeruline rongi peale hüpata või oli lihtne või räägi sellest kogemusest sellepärast, et sa tegid seda esmakordselt? Ei, sest ma olen tahtnud nagu terve oma elu teha seda ja siis see tuli nagu hästi nagu naturaalselt või nii. Ja siis mul mõndadel päevadel, kui ma olin nagu hästi out of character, siis mul oli raske nagu tagasi in character minna. Aga muidu ei olnud üldse nagu raske. Aga mis sa siis tegid, kui oli raske? Sõltab. Vahepeal ma andsin alla. Ja siis, aga vahepeal ma lihtsalt nagu proovisin nagu väga nagu mõelda, et mida nagu mina teeksin sellises olukorras, et siis kui ma mõtlesin seda storyline'i, et okei, nii, nagu need asjad on juhtunud, kuidas ma reageeriksin, aga samas ma väga ei teadnud storyline'ist, ma ei lugenud skripti. Sa lihtsalt, vahepeal ma kuulsin, et sa ütled mingit lauset, siis ma nagu, okei, see just juhtus, tavai, sobib. Aga see on päris huvitav muidugi, et sa said nagu siis nagu, sa teadsid oma tegelase liini, on ju. Seda sa ikka teadsid, on ju, et kus sa tulid, aga sa lihtsalt ei teadnud, mis mujal on. Mis tegelikult, kus juures suurte projektide puhul on see üsna tavaks, et kõik ei saagi teada kõike, vaid nad saavad teada oma liini.
mis mingil määral on nagu kasulik ka, sellepärast et siis sa tegeled ainult oma asjaga ja siis sa saad selles asjas sees olla. Nii et mingil määral on see isegi täitsa kasulik, sest et ütleme nii, et kui ma seda teada, ma sain ju platsil teada seda, vaata, et sul ei ole stsenaariumit, siis ma andsin sulle kellegi helimees stsenaariumist, andsin sulle kätte, Timo stsenaariumi said endale. Et see silma ei paistnud mitte kordagi, et sa nagu ei teaks, sellepärast, et sa teadsid kõike, vaata. Nii et sa juba siis olid in character. Sa mängisid, et sa oled stseena lugenud. Aga kui me hüppame korraks tagasi näiteks castingu perioodile, siis mis mälestused sul castingu perioodist on esimesena, mis sul nagu meelde tuleb? Ma olin väga elevil. Ma just, siis kui me sõitsime siia, siis me läksime täpselt seda sama tänavat pidi. Tulime siia ja siis ma rääkisin, et kõike, mida me rääkisime oma emaga nagu kordasin talle. See ei olnud üldse loogiline. Ma ei tea, mida ma ütlesin praegu. Jätka sealt samast kohast, et temaga sõitsid. Ei, ma ei tea isegi, mida ma tahtsin öelda. Okay. Aga ühesõnaga, mina tahtsin su käest seda küsida, et kui me tol hetkel rääkisime, siis eks me olime ka nagu omalt poolt organiseerimise poolt, tegime nagu võib-olla liiga teile, et see oli 1. septembril, on ju. Jaa. Sa koolis sel päeval ei käinud, on ju? Mul õpetaja arvab, et ma olen arsti juures, aga see on okei. Oota, praegu ka või? Jaa, ta ikka veel ei tea, aga see on okei. Ei, oota, nüüd nad vist teavad, et ma olin nagu selles seriaalis. Ei, aga ma mõtlen, kas nad nagu täna, kui me intervjuud teeme, kas sa oled jälle arsti juures nende jaoks või? Ja siis, aga see oli nagu loogiline, et ma 1. septembril olin arsti juures, mul oli 2. septembril kohe nagu operatsioon. Aga... Loogiline, Jah. Okei. Ma ei tea, miks ma overshare'in praegu. Oota, aga vanemad teadsid, et sa tulid castingule või? Jaa. Okei. Siis on hästi. Siis vähemalt keegi tead siis. Väga tore. Aga no loodame, et sellest siis jamasid ei tule, sellepärast, et Telinda tegi väga head tööd, nii et selles mõttes palun, andke talle seekord andeks selle väikese vimka, et arsti juures nii tihti pidi käima. Oota, kui üldse, kuidas sa siis koolis edasi, sa ju käisid päris palju võttel kooli ajal. Nüüd on klaar või? Kas nüüd on sile? Kas nüüd on kõik need kontrolltööd järgi tehtud, kõik sellega on hästi? Jaa, enam-vähem. Nüüd on vaata uus trimester ja nüüd on nagu kontrolli all, aga siis, kui ma kogu aeg pidin võtet arvama, siis mul oli nagu hinded olid igal pool. Ja need ei olnud ilusad. Nii et mul oli päris raske. Aga see oli nagu väärt seda. Kui me nüüd võtaks kuidagi kokku selle sinu jaoks selle kogemuse, et kuidas sa kommenteeriksid seda kogemust, mis siis nüüd ka täna siin pildistasime, oleme filminud kõik, mis sõnaga sa mäletad seda praegu või meenutad? Super. Sellepärast sa hoidsid kogu aeg super, siis kui me tegime mingit stseeni. Jaa. Aga viimane küsimus sulle. Kui peaks juhtuma, et Telindast saab maailmakuulus näitleja ja võib-olla alustuseks Eestis, Eesti kuulus näitleja, siis tahetakse sinuga intervjuusid veel teha. Ja kuna, ma ei tea, kas sa oled näinud Billie Eilishist on tehtud üks intervjuude seriaal või seeria, vaata, et iga aasta küsitakse ta käest nagu sammu küsimusi. Nii et ma igaks juhuks küsin, ma ei tea, mis juhtuda võib. Kui sa peaksid rääkima nüüd oma järgmise aasta sinaga, siis mis sa talle ütleksid, mis sa loodaksid, et oleks muutunud või oleks mingi unistuse täitunud või mis sa arvad, et see järgmise aasta sina võiks teada? Oota, mida? Nagu siis, kui mul... No näiteks, kui aasta pärast oleks uuesti see intervju, siis ma näiteks sulle seda klippi, et mis sa ütlesid aasta aega tagasi iseendale. Mis sa ütleksid? No ma loodan, et mul oleks nagu rohkem rolle. Kas see on see küsimus? No näiteks. Okei, jah. Ma tahaks, et jah, mul oleks rohkem rolle. Mitu rolli sa praegu oled oma elust teinud? Ühe, aga mul on veel üks tulemas. Okei, no siis järgmisel aastal juba saad öelda, et olete elus 2 rolli teinud. Olgu, siis teeme veel, kopime veid seda asja. Billie Eilishil oli see, et palju follower'e tal on. Kas sa tead, palju follower'e sul praegu on või? Oota, sõltub kus. Nagu TikTok või Instagram? Ma ei tea, mõlemad. Oota, ma just vaatasin seda. TikTokis on 106. 106, davai. Ja Instagramis on
Pole mingi 80 või 60 võib. Okei, midagi sellist. Selge. No siis aasta pärast saame teada, mis on sinuga juhtunud. Ühesõnaga, viimasel piiril tuleb välja 19. märts ainult Go3-s ja aprillis tulevad järgmised 3 ja Delinda on seal rockstar. Delinda on üliäge, nii et juba ainuüksi tema pärast tasub seda vaadata. Aitäh! Aitäh teile! Let's go! Let's go! Väga hea! Ma olen mingi täiega punane praegu. Oota, ma Arvad, see oli tšekkima. kõige toredam. Ei ole või? Okei. Jaa, väga tubli olid.